Nagu ma kallile kolleeg Katrin Lustile ütlesin, on piiritu rõõm näha inimesi vabatahtlikult raamatute vahel. Minu klassi, kuivõrd ma olen juba päris mitu aastat eesti keele ja kirjanduse õpetaja, tullakse koolikohustust täitma ja loomulikult ma seal ka püüan oma asja niiviisi teha, et inimesed seal ei kannata, et inimesed seal ei karda, vaid et nad tunnevad, et see on üks hea koht, kus võib vabalt kirjutada, mida sa mõtled, kus võib kirjutada, mida sa tunned ja sa näed oma teksti sündimise juures, kuidas päriselt raamat sünnibki. See ongi ju täpselt seesama. Mida ma olen tõdenud, teooria enam inimesi väga ei koti. Inimesed armastavad lugude jutustamist. Mikspärast Dianat armastatakse, mikspärast jälgitakse hästi siiraid ja ehedaid inimesi. Sellepärast, et nii nagu meil Diana ja Gerdoga on Messengeris grupp Südapeos, kolmekesi oleme sellised, seda tahetakse, mitte keegi ei taha rohkete võõrsõnadega psühhoanalüüsi, keda see ikka oli ja kellele see kõik kuulub, mis oli. Me armastame lugude jutustamist ja ma jutustan teile ühe loo. See juhtus täna. Me oleme Dianaga seotud nagunii isasid pidi, sõna otseses mõttes Eeriklas Georg Ots ja minu issi Harri Vasar olid väga lähedased sõbrad ja tegid sellise triki, et nad tegid korraga tütred. Mina olen kõige vanem, Diana on paar kuud noorem ja siis Mariann Ots, kes on praegu Randma. Tema on siis meist kolmest õekesest kõige noorem. Aga täna juhtus üks täitsa teistmoodi isade lugu. Ei ole juhuseid, ei ole kah mingisuguseid situatsioone. Mu vana Passat ütles üles ja ma mitu päeva mõtisklesin, kas ma võtan liisingusse mõne bling-bling asja. No, kooliõpetajale ei kõlba ju sõita ühest külast teise asjaga, mis ei ole bling. Aga eilseks ma otsustasin, et ma ostan Opel Piruka, Combo 2006. Ja ma läksin seda ära tooma Peetrisse, Järvamaale Peetrisse. Seal kõrval on perekond Hele ja Sven Aluste ehk siis Gunnar Aarma tütretütar peab seal samas, kust ma auto ostsin, seal kõrval peab Põhuküla Hobutalu hipoteraapiat ja mul küll ei olnud aega Hele juurde sisse minna, aga meie vahel sündis side. Ja praegusel hetkel ma ausalt olen nõus tõmbama kõik sääred üles ja näitama teile, et mul on kõik karvad püsti, sest juhtus see, mis juhtus praegu siin just. Gunnar Aarma tuli. See tunne on niisugune, et kõik karvad on püsti, see on helge, soe puudutus. Mida mulle rääkis, kui ma sõitsin oma äsja ostetud pirukaga siiapoole? Mida rääkis mulle Gunnar? See oli sõna-sõnalt kallid lapsed. Kõige olulisem alati on tingimusteta armastus. Ükskõik, kas sa oled kellegi ema, isa, kas sa oled kellegi seaduslik kaasa või sa oled armastatu hiigelkaaslane,
mõtte ja teekaaslane. Kõige olulisem üldse on tingimusteta armastus. See, kui sa oled kellegagi olnud aastaid koos, ei tee sinust tema omanikku. Sa ei oma mitte kellegi minevikku, sa ei oma, isegi mitte iseenese minevikku. Kui sa avad mis iganes raamatu, see, mis sinna on konserveeritud, see on olnud ja seegi ei ole kellegi oma. Meie kõige hullem taud, tsiteerin Gunnar Armat, ja kõige hullem taud tänases maailmas on meeletu omandikirg. Ma tahan omada asju, ma tahan omada teist inimest, ma tahan omada tõukoera, ma tahan omada. Aga kõige tähtsam on tingimusteta armastus. Enne kui ma Diana kutsun teie ette, on minu jaoks väga tähtis hetk. Ma hoian üldse esimest korda seda raamatut käes. Ma olen lugenud tema trükifaili ja ma teen niisuguse asja, nagu väga paljud meist teevad. Siis, kui sa päris täpselt ei tea, mida tänase päevaga peale hakata, kõik on puntras, sa oled närvis, ähmis, sa ei tea, kuidas olla. Selle asja nimi on näpuviibel. Võetakse lahti viibel, vaadatakse, mis sõna ütleb, kus mu kolmas käsi on, kohe leian. Esimene lehekülg, mis minu jaoks selles raamatus avanes, lehekülg 188. Ja pildil on kodu keset linna, aga tekst üleval vasakul. Kättemaksukontorist. Ta ei kujutanud ette, mis tegelikult seriaali kaudu tuntuks saamisega kaasneb. Igal argipäeval eetris olla tähendas, et meist kõigist said otse kui tirjud koerad ja kodu keset linna järelllainetust. Tunnen oma nahal siiani. Päevasõna, prohvetlik on ju, juua. Diana, ole tänatud, et sa olemas oled, õeke. Lava on sinu. Laisse-moi
päris hästi on, et ma ei tea täpselt, kuhu kohta Keilas Gerdo nüüd koos Dianaga kolis. Sel lihtsal põhjusel, see on vist Gerdo koht, aga ma tulen sulle lähemale, ma saan sind katsuda, et sa ikka olemas oled. Oli meil suvi läbi külaskäike ja sündmusi naagel ja Gerdo ja Diana kolisid ära Keilasse. Miks on hea, et ma ei ole veel jõudnud teie juurde külla, sest kui ma lugesin ühel hommikul esimese asjana telefonist, et Diana otsustas elust lahkuda, et ta enam ei jõua. Kui ma oleksin teadnud, kus sa elad, ma oleksin kohale lennanud tühja nendest koolitundidest. Kas sa ei tea, kallis laps, täpsemalt õeke, et Jumala antud anne on ülesanne. Sul on visioon, sa ju tead, mis hääl sul on. Sa ei mõelnud seda tõsiselt, ega ei ole? Ei mõelnud jah. Praegusel hetkel läksid pilved peas kõik segamini, selles mõttes, et praegu väga raske aeg meil seoses nende kohtute ja selle jamaga. Et ma ei mõelnud jah. Tõenäoliselt inimesed kujutavad ette, et see on kokkumäng. On ju? Et nad leppisid eks kokku, et jube hea on niimoodi raamatut müüa. Et geniaalne. Kas sulle ei ole sellist versiooni räägitud? Ei ole, samas ma võin mõelda nii, et kuna see juhtus, et inimesed, kes meid kaebasid kohtusse, tegid endale karuteene, sest nad tõesti müüvad meie raamatut praegu. Aga kogu tulu, mis sellest raamatust saab, läheb advokaatidele. Nii et me ei ole ka midagi võitnud. Võidab kultuur. Ma olen selle raamatu läbi arvutis, läbi lugemise ajal kogenud Eesti südamesse sattumist, piirkond siin. Ehk siis muidugi sa tormad raamatu kallale uudishimuga, et mis ta nüüd siis seal rääkis Vernile. Esiteks me kõik oleme Eestis omavahel nii seotud, et loomulikult me oleme teadnud, kes kellega, kui palju, mida. Me oleme Vanemuises teinud Dianaga aastaid koostööd ja pärast ja enne ka. Aga see raamat, mis on siin meie ees, see on imehelge luubi all Eesti kultuurilugu. Te leiate sealt hästi palju tuttavaid nimesid. Aga Diana ei paljasta neid, ta lihtsalt, nagu ma ütlesin, ta jutustab lugusid, ta ei anna hinnanguid, ta ei tee kedagi maatasa, ta ei haletse ennast. Aga see ongi ju meie kultuurilugu, nii nagu meie praegu vaatame eelmisest sajandi, näitlejatel, poeetide eluloo raamatuid. See ongi allikas. Kust sa mujalt saad seda ühendust? Kui sa neid lugusid jutustasid, kas see oli sinu jaoks kergendus? Oli see teraapia? Mis asi see oli? No meenutada on alati nagu tore, eriti ma mõtlen seda Vanemuise perioodi, mis oli nagu hästi kallis mulle. Ja kõiki neid kollektiivi liikmeid, keda peaaegu kedagi enam ei ole alles. Aastad on teinud oma töö. Siis ma olin kõige noorem. Nüüd ma olen juba ise vanuses, et neid vanemaid kolleege enam kahjuks kedagi ei ole. Aga meenutada neid oli muidugi teraapia ja ma igatsen neid väga taga. Nad olid hästi toredad. Mismoodi seda tüüpi raamatu kirjutamine käib? Me teame seda, et kui inimene ise kirjutab endast välja mälestusi, elamusi, unistusi, see puhastab, see on teraapiline. Sinu vahendaja esimesel korral oli Kertu Rakke ja seekord Verni. Mismoodi te seda protsessi läbisite koos? Me saime kokku omavahel
ja siis vestlesime mitu tundi ja rääkisime siis minu elust kahekesi. ja siis jälle läksime laiali ja siis jälle saime kokku ja niiviisi möödus terve see suvi. et saime Verniga lähedasteks sõpradeks ja leidsin endale kuulaja, kes mind kuulas. et väga tore oli. kui sinul olid need lood rääkimisel, kas sa läksid tagasi sellesse aega või sa vaatasid nende olnud aegade peale praeguse endana? Verni nagu rohkem küsitles mind või intervjuuna, sest ma olen suhteliselt, ei ole väga suure jutuga. et ma nagu seda küsis mingeid asju, siis mina jälle rääkisin. jälle küsis midagi, siis jälle, et mul on nagu mõtteid on palju, aga keegi peab nagu torkima, et see välja tuleks. et ma ise nagu niiviisi pahvakana ei saa nagu midagi räägitud. siis, kui meie ise oma teksti kirjutame, eks siis tuleb naeru ja nuttu ja kõike. kas sinul oli Vernile rääkides ka naeru ja nuttu? naeru oli, nuttu vist enam ma ei jaksa enam nutta. et pisarad on otsa saanud. aga naeru oli küll mingite toredate kohtade peal. ja ikka sai uuesti läbi elatud mingeid asju. seda küll, jah. nii palju ma võin öelda, et kui kavatseb mõni režissöör teha see Tatjanast kunagi filmi või siis muusikali, nii nagu meil koos oli Marlene Dietrichi lugu, kus Diana oligi esimest korda Piafi laval, siis seesama raamat pisikeste variatsioonidega, mõningase tuunimisega on täiesti stsenaariumi alge. oled sa selleks valmis, et nii nagu sina meil oled Piafi kehastanud, et keegi hakkab mängima sellest raamatust lähtuvalt Diana Krossi? Ma ei tea, see kõlab päris naljakalt. ma ei ole endast kunagi pidanud midagi, et ma olen nii tähtis, et keegi hakkab mind kunagi mängima. aga kui, siis miks mitte? ega selleks ilmselt ära surra ei ole vaja. ma arvan, et ikka on vaja ära surra. ära kiirustab. eluajal ei hakka keegi minust midagi tegema. ju ma pean ära surema, siis võib-olla kunagi tehakse. me oleme suhteliselt kriitilised, täitsa sapised lausa kohati siis, kui väga noored inimesed hakkavad rääkima oma eluloost. mõnekümneaastased täitsa lapsed alles teevad aga eluloo raamatuid ja kokkuvõtteid. mis hetk see on, kui inimene julgeb rääkida tõtt? see jälle viitab sellele, et sa nagu siis rohkem seltskonda ei lähe, nagu oled kuidagi ennast siis oma kapslisse, kookonisse pakkinud? no mina olen praegu väga oma kapslis ja kookonis. et ma väga seltskonnas ei käigi. tänu Gerdole ma olen hakanud jälle rohkem elama ja käima inimeste hulgas ja suhtlema ja käima pidudel, kus Gerdo esineb. et ta on mu ellu nagu toonud hästi palju päikest. aga enne ma istusin kodus ja olin nagu selline maha rahunenud vanamutt. et mitte kuskil ma ei käinud ja midagi ma ei teinud. tähendab, lepime nüüd kokku, kuna ma olen sinust mitu kuud vanem, siis me siin ei ole siiski sellel läinel. kui see on nüüd teine raamat, kui me nüüd kujutame ette, et sa elad ka kolmandat raamatut praegu just elad. saad aru küll, mis ma mõtlen? jube keeruline tuli. sa elad praegu seda elu, millest saab tulevikus kolmas sinu eluloo raamat. sain hakkama. jah, no kui mul elu on nüüd ilus nagu lill,
siis ei ole 10 aasta pärast nagu midagi muud kirjutada, kui ainult kui super oli kõik, et need valud, ma loodan, enam ei korda. Et jah, 3. raamat, ma ei usu küll, et ma seda teen, aga äkki tuleb. Ma ei uskunud ka, et teine tuleb. Kas see on hea äri? Siin on nüüd juudid omavahel. No ütleme nii, et kui meil ei oleks seda kohust ja ei oleks vaja seda kohtuteed käia, siis midagi võib-olla teeniks, aga praegu me ei ole kopikatki saanud sellest. Ja edaspidi ka tõenäoliselt ei saa, sest me käimegi ja jäämegi kohut käima. Kui te vaatate enda ümber siin raamatupoes ja kõiki neid raamatuid, millega see ruum on loodud, siis ma võin teile öelda sellist poolt asja kogenuna, et järjest vähem teenitaksegi. Siis, kui mina alustasin peaaegu see taevas, varsti 40 aastat tagasi, kirjanikuna, siis veel kirjastus maksis kirjanikule päris arvestatavat honorari ja tiraažid olid ka ikkagi 30 000, nullid ei läinud valesti. Nii oli. Ja sealt on järjest tiraažid langenud, eks kõik ju meil kolib ära interneedumisse ja televiisorisse, peale selle inimestel ei ole aega enam lugeda, ehk siis tavaline raamatutiraaž on 1000. Selle valmis saamiseks tuleb endal reeglina leida raha, nii siis kirjutajale antud juhul, kui siis selleks, et ta saaks kujundatud, küljendatud, trükitud ja väga hästi läheb, kui sa saad selle raha tagasi. Nii et see ei ole tõepoolest äri, see on pigem missioon. Missugusena sa kujutad ette seda raamatut tulevikus raamaturiiulis inimeste kodudes? Kohas ta on? Oi, mina ei tea, kus kohas. Seal, kus inimesed ta panevad. Ma ei oska niiviisi öelda. Ma loodan, et on lugejaid ja on neid inimesi, keda see puudutab. See on kõige olulisem, aga kus nad selle raamatu panevad, kas laua peale või riiulisse, seda ma küll ei tea. Kas sina, Gerdo, tunned praegu õiget hetke laulmiseks? Vaata, kuna minu telefon on annakese käes, siis ma ei tea kellast mitte absoluutselt midagi. Aga ehk siis sisetunne ütles, et sel hetkel, kui Urmas Eero Liiv hakkab tegema sõksi nägusid, siis tuleb mussi lasta, ei tee neid nägusid. Ma võtan siis selle mikrofoni. Sa nägid ainult Urmase nägu, ma olin seal nurga taga. Aga esmalt, kallid sõbrad, me koos Dianaga täname kõiki, kes te tulite siia. Ja tegelikult kõige esmalt palume me ühe hästi suure aplausi mehele, tänu kellele me saame siin täna olla ja tänu kellele on need raamatud seal laua peal. See on meie esindaja Kristjan Kers. Aitäh! Tänu tema taibule ja tarkusele on see raamat täna siin, sest meie niisugused õnnad, lillelapsed ja loomeinimesed ei oleks sellele kõigele vastu suutnud hakata, nii et aitäh, Kristjan, veel kord. Me pidime laulu tegema, me teeme laulu, aga tegelikult ma tahan veel öelda suur tänu veel kord kõikidele, kes te tulite ja tahan öelda, et täna on minu kalli abikaasa õhtu, see on kõige tähtsam õhtu. Diana on elu jooksul meile kinkinud kõikidele nii palju elamusi, nii palju rõõmu, 42 teatrirollis, lugematul arv filmirollides, seriaalides ja veel Diana Klass on üles kasvatanud üksipäini 3 imelist last. Selle eest ta väärib väga suurt aplausi. Nii et siiralt ta ei ole seda kiiraha ära teeninud. Aitäh. Ja teeme siis loo.
voolab hind. Südamees on lootuskild, et me veebib kokku sild, mis tules nii väsib tuul. Tule tuul ja too mu juurde tule tee. See lind, kes otsib minu hinge. Tule pühi kurbuse lugu, too mu armas siia Tule tuul ja too mu juurde tule tee. See lind, kes otsib minu hinge. Olen valmis hoidma sind, ei iial üksi jää su hind. Võtan kanda kogu vaeva ja lahulaeva koos seiga meil. olen jõudnud südames, elu tuli silmades, jõudnu kätes jalgades. Nii kõlab öös vaid meie viis. Tule ja too mu juurde tule tee. See lind, kes otsib minu hinge. Tule pühi kurbuse lugu, too mu armas siia Tule ja too mu juurde tule tee. See lind, kes otsib minu hinge. Tule ja too mu juurde tule tee. See lind, kes otsib minu hinge. Rõõmuga. Sain nüüd hakkama, sain küll. Ma sain praegu šoki. See juhtub imelihtsalt. Sina, kes sa istud siin, sa näed kõrvalt, eks, kuidas Gerdo vaatab Dianale otsa, tulikesed laulavad omavahel. Aga ma nägin siit poolt Gerdo silmi, ma nägin seda, mismoodi päriselt Gerdo vaatab Dianale silma. Ja mul on täiesti karp lahti, see oli selline hetk, täpselt nagu see mu hommikune elamus, et mul oligi dialoog. Ja nüüd ka, kust kohast sina oled sellise armastuse võime võtnud, Diana mees Gerdo? See kõlaks kindlasti naljakalt, aga Salme kultuurikeskuse WC-st. Sealt see kõik algas, esimesest pilgust ja siiamaani. Sellest ühest suitsust ja tualetist, nii see läks. Nii et ärge käige WC-s Salme kultuurikeskuses. See võib õnnetult lõppeda. Ja ühtlasi olge õnnelikud, kui teil on olnud raske lapsepõlv, kui teil on olnud karm elu. Ma ei ole täheldanud, et kellelgi oleks see happy end ilma selleta, et alustaks suure sida seest. Kui palju on tänane Gerdo muutunud päriselt võrreldes selle poisiga, kes on portreteeritud sinu raamatus 1000 nuga selga? Kindlasti palju, aga ma usun, et see poisikene jääb minu sisse kindlasti eluks ajaks ja nagu ma olen juba korra öelnud,
sest et Diana kõrval ongi hea olla selline poisike. mis teie elust siis saab, kui enam teid ei ründa kellegi omanikud, kellegi omanikud ei ründa teid, naaber ei ründa, et te kuulate muusikat, kuidas tohib olla rõõmus? See ei ole õige eestlane. Mis siis saab, kui kaob ära see Gerdo võimalus omal moel Dianale küttida pidevalt mammutit, kaitsta Dianat? see ei kaogi ära, Gerdo ikka kaitseb mind, ma arvan. jah. järgmine küsimus, palun, Kati. Hea küsimus. loodan, et sa oled kõik küsimused ette valmistanud. järgmine, next. Ma ju ei saanud ette aimata, missuguseid inimesi ma siin kohtan. Igal silmapaaril on ju see oma vägi, mida ta tahaks väga jagada Dianaga, tehes lahti raamatu ja minnes sellesse raamatusse sisse. Kui palju sa õrna hingena oled saanud oma armastuse eest maksta valuga? Nii filosoofilised küsimused on sul. Eks me kõik maksavad valuga armastuse eest. Mida suurem armastus, seda suurem valu. Kuidas moodi jagab Gerdo sinuga pinget? See tegelikult nüüd võiks olla minusugusele juba vanatüdrukuks muutunud tädile päris põnev sissevaade küpsete inimeste teineteise toetamisse. no me räägime absoluutselt kõigest ja alati. Ja kui on tihedad päevad, et me jõuame koju vastu hommikut, siis me enne ei lähe magama, kui me istume laua taha ja räägime terve päeva ja kõik sündmused läbi ja arutame need kõik läbi ja meil ei ole saladusi. Tõmbame mitu pakki suitsu ja siis jälle räägime ja siis jälle räägime. Siis korra puhkame ja siis me jälle räägime. Et meil on kogu maailm siis parandatud või kogu see päev siis parandatud. Kogu päev. Kui te vaatate oma ühise edasise teekonna peale, mis saab olema 3. raamatus, mis võiks ju teist 2 peale kokku olla, mida te kavatsete oma seniste kogemuste peale ehitada, mida te veel teete? See, mida meie teeme, seda näitab elu ja aeg. Aga me ju ei tea. Me teeme kogu aeg midagi, me toimetame aktiivselt kogu aeg, et ei tea. Eks me reisime ja seikleme ja oleme sellised seikleja hinged. Kindlasti lähme maailma vallutama. Kõlab nii suurelt. Ameerikasse. Miks teil ei võiks olla oma teater? Võimalik. See on ka võimalik, kunagi ei tea. No, see on siis ainult Gerdost. Gerdo on selline asjalik. Mina ei ole üldse lollu selles mõttes. Gerdo oskaks teha sellist teatrit, mina ei oska teha sellist asja. Mina võin seal näidelda. Tegelikult päriselt kogemused ja oskus oma senise elu pealt ehitada üles toimivat teatrit on Dianal, kui te raamatusse piilute, üldse mitte Salme kultuurimaja peldikust, vaid Harku naiste vanglast. Diana on teinud neid kõiki asju, millest on võimalik üles ehitada uusi kingitusi Eesti rahvale. Kuidas sind mõjutas see periood näiteks töötades vanglas? See oli kindlasti vaieldamatult üks huvitavamaid perioode mu elus. Ja väga palju rikastas mind emotsioonide, kogemuste võrra, kui näitlejad kindlasti ka karakterite suhtes. Ja inimlikus mõttes ma töötasin Harku naiste vanglas ja mul oli võimalus rääkida nende naistega nende elust.
ma olin huviringi juht ja käsitööringi juht. ma tegin nendega näidendeid, ma veetsin nendega mitu aastat, et see oli väga huvitav aeg. ja siiamaani väga paljudega nendest olen kontakt, kes on juba välja tulnud ja oma elus leidnud õige tee ja praegu korralikul teel ja neil läheb hästi ja ma suhtlen nendega. selles mõttes, kui inimene on avaliku elu tegelane, siis kogu tema tegevus nagu on ju rahva ees. ta on teleseriaalis, ta annab kontserte, ta on teatrilaval. aga just see väike salajane vabatahtlik kinniistumine naistevanglas ja muud tööd seesugustes kohtades, mis välja ei paista, need ju ehitavad inimest kõige rohkem üles. mis töid sa veel oled teinud? oi palju, ma olen olnud vanurite hooldaja, ma olen olnud sanitaraiglas, ma olen olnud küünetehnik, pannud keeli ja kangas küüni. ma olen olnud kinnisvaramaakler, ma olen müünud poes vorsti. ma olen olnud piletöör. issand, ma olen nii paljudes kohtades, reklaamijuht olen olnud, igasugustes kohtades olen töötanud. ega seda raamatut lugedes, siis hetkeks nagu ma kaotasin ise ka ära nagu mõtte, et kas ma loen nüüd enda raamatut, ma loen Diana raamatut. et meil on väga palju ühist, mis meil ongi koos nüüd hoidnud ja ainus vahe on see, et sina sündisid kuulsa isa perre, mina vaesesse perre aga meie tee sattus täpselt sellel tee lahkmel, kui me mõlemad olime ennast üles töötamas. et ka see on meil ühine, et Diana töötas ennast ise ülesse ja ka mina töötasin ennast ise ülesse. nii et see raamat on väga põnev, väga otsast lõpuni uus olustik ajab järgmist olustikul taga ja see protsess oli väga põnev. kuigi ma sealjuures väga ei osalenud, aga Verni ja Diana kokkusaamised olid väga progressiivsed. ühel õhtul ma küll viibisin Verni ja Diana kõrval, kui nad kirjutasid seda, või tähendab siis vestlesid. ja see lõppes nii toredasti, see on nii meeles siiamaani sellest raamatu sünnist. et see algas kurbadel teemadel, aga lõppes meie köögis, mina, Verni ja Diana lõime lihtsalt hommikul kella 4 tantsu. et see oli nii lõbus, et see on mul meeles ja miks ma seda räägin, ei mingit kurjust, ei mingit paha, vaid me lihtsalt kolmekesi tantsisime suurest rõõmust ja sellepärast, et me elame ja et me armastame ja et on sündinud see raamat. see on minu mälestus sellest raamatu sünnist. minu meelest võiks sellest nende kahe inimese elukäigust ja nende kogemustest, nende annetest ja eeldustest sündida kommuun. sellest võiks sündida võrratu kogukond, kus on. ja siis me kolime sinu juurde elama, sul on seal palju ruumi. järgmine meie uus kodu on Murutari juures. mis on absoluutselt olnud mõttes, et inimesed peaksid omavahel hoidma kokku, inimestel peaks olema tööjaotus, kes näitleb, kes laulab, kes on imeline kogemusnõustaja, nagu näiteks sina. tulevad külalapsed, silmad peost, on just kogenud seda, mida sina. tulevad naised, kellel ei ole kellelegi rääkida, ta saab rääkida sulle. ühtlasi, kui see tõesti juhtuks minu juures, siis õpetame kõigile ilusti eesti keele selgeks ja uha. mulle nii meeletult see väljavaade kommuunide, kogukondade Eestist meeldib. et on üks külakeskus ja ümber selle kool, vanadekodu, vanemateta lapsed seal kõrval, siis teater, porgandipõld, lammas. terve maailm võiks ju ometi ollagi niisugune.
vastab tõele. ei, ma olen nõus. Diana. jah, Murutar tee ja siis tema ütleb jah, eks ole. tee midagi nüüd. tee ometi midagi. mul silm jäi ühele esitlusel viibivale külalisele, kes läks ütlema Heli Vahingule tere, tema peremees Andrus seisab seal kõrval. miks on selle koera saabumine mitmes mõttes tore? esiteks te näete. tere. esiteks te näete ka Diana raamatu täiesti alguses koera, lahkuvat vana chihuahuat. nii et Diana raamat muuseas algab koeraga. aga teiseks sellest koerast on meil Andrusega sündimas raamat. nii et taas üks esimene kohtumine. ma ei ole selle vanamehega, ta on 10-aastane mops. ja ma ei ole. 11. ai, juba eksin. mida vahetavad just 11 aastat vana poiss. kuna see koer on elanud erinevates riikides, Hispaaniates, Kanaaridel ja kuna ta on seigelnud oma peremehega läbi ukrainlastele tagala pakkumise, läbi taksojuhi töö, nagu Andrus praegu teeb, on matkajuht koos peremehega. et ma aiman sellest tulevat ühte imeilusat koostööd. ja ma nägingi oma järgmise raamatu tegelast, kujutate ette. kuidas läheb teie kedil, teie kassi emandal, kes. kuna ta ei näe hästi. oi, tere. tere, kallis. tere. ta otsis sind. musi sain. just. ma jätan ta siia. väga meeldiv. ta ei näe hästi. kus su kullake? ta võtab õhtu juhtimise üle nüüd. kangelanna on sealpool. niisiis Dianal oli teatud eluperioodil mitmeid chihuahuasid. kui palju sul oli? 3 chihuahuat. sinu laste lapsepõlve koerad. ja praegu on sul. praegu on kass meil. just. üldsus väga muretses selle kassi pärast, sest kass julges olla emane ja kujutage ette, ta sai pesakonna poegi 5. sellest me raamatus ei räägi. sellest me selles raamatus ei räägi, just. kõigil kassipoegadel teie rahvustamiseks võime öelda, on suurepärased kodud. kas sellised sooja hingega väga-väga elusad inimesed nagu Gerda ja Diana, kas need loomad, kes on teie elust läbi käinud, kas nad on kusagil teiega praegugi kaasas? no minu Muuli on minuga kogu aeg kaasas. et Muuli on ka seal raamatus, on temast pilt ja on kirjutatud ja ta oli minu jaoks nagu täiesti nagu ka minu laps. no nii armas. ja tema lahkumine oli ikka kohutav tragöödia minu jaoks, et selles mõttes ma ei ole ka uut koera sellepärast võtnud, et Muuli on mulle nii oluline olnud. ja vaadake nüüd, kuidas inimesele mõjub tegelikult loodus. me kõik vahime selliste totralt õndsate nägudega 11-aastast mopsi. süda on kuidagi nii kerge ja hing on nii rõõmus, nagu ei olekski Tallinnas. kui kauaks teie veel Eestisse kavatsete elama jääda? see on miljoni küsimus. kui keegi siin saalis oskab vastata, siis te võite vastata. kas oskab keegi ennustada? selle küsimusega peaks Timmeri poole pöörduma. arvan, et ta teab kindlasti vastust. miks ma seda küsin, sest te kõik ju teate, et igal nädalal keegi läheb Eestist ära. igal nädalal lõpetab keegi oma lammaste pidamise, sest hundid sõid nad ära. igal nädalal lõpetab keegi oma
siinsed unistused ja juba ta on kindlasti ka televiisorist innustatuna kuskil Kanaaridel, kuskil soojadel maadel. Üldiselt sa oled oma naisest ilma, niisiis Kerto, teie olete ju oma kooselust ühe päris helge perioodi veetnud Hurgadas. Enam ei? Mine tea, igatseme küll. Igatseme väga Hurgadasse, jah. Mulle alguses nagu nii ei meeldinudki, kui ma praegu igatsen väga sinna tagasi. Et siis oli see kõik nagu ootamatu ikkagi lõunamaa ja kõik teine. Aga praegu ma väga mõtlen, et seal oli teda. Sellest eluperioodist on juttu ka raamatus. Teil tegelikult jäi seal Hurgadas asi suisa lausa pooleli selles mõttes, et teil just hakkas ju minema. Kerdo tegi väga veidrat asja, tema üritas olla influencer, tema tegi sisuloomingu tööd, aga... Kerdo teebki kogu aeg veidraid asju. Õnneks on mul Diana kõrval, kes maa peale mind tõmbab. Ma enam nii veidraid ei tee, aga teen tõesti, jah. Olengi üks suur veidrik. Diana tegelikult oli seal Egiptuses üpris karjääri alustamise alguses. Kuidas see välja nägi? Käisime seal kohalikus klubis ja ma laulsin seal ette ja meile meeldis ja siis juba nagu hakkas asi susisema, et see oli ikka tõsine asi. Oleks võinud isegi seal nagu jääda sinna ja töötada seal. Ma ise tõmbasin nagu araks ära. Tekkis nagu, ma ei tea, mingi selline, et äkki ikka lähme koju. Mida ma praegu isegi kahetsen, et oleks võinud proovida, aga siis oli kuidagi, see oli nii värske minu jaoks tööd. Et mul tekkis nagu mingi koduigatsus. See oli põnev, me saime ikka kohalike muusikaprodutsentidega kokku ja saime, suured koosolekud olid ja plaadifirmad ja aga siis üks ülla Hurgadas ei ole nii lihtne, et sa lähed ja hakkad kuskil baaris või klubis või hotellis laulma. Seal esinemiseks on vaja sul diplomit ja Diana seda diplomit ei olnud ja siis me läksime sinna jutule, et kas saab ka ilma diplomita, aga kui Diana sai ühe laulu teha, siis härra ütles, et Dianal diplomit ei ole vaja ja tõepoolest Diana läks saanud Hurgadas oma laulukarjääri üles luua, aga kahjuks läks nii nagu läks, et me tulime tagasi. Sinu sisu loomine. Aga ma tahan rääkida sellest, et me läheme Ameerikasse, et Diana käis Ameerikas ära, aga mina ei jõudnud, aga meie väga kallis ja armas raamatukujundaja, kes on teinud sellest ääretult ilusa raamatu, teeme talle aplausi Inga, määras ära meie saatuse. Nimelt raamatu viimasel kaanel, olge tähelepanekul, on meie Ameerika kontserdi plakat ja see tähendab, et igal aastal 6. detsembril on Respekt Ameerikas. Aitäh, nii et järgmine aasta ma olen tagasi, teeme aplausi. Tegelikult ka. Inga on teinud suurepärase töö. Väga ilus raamat, väga ilus kujundus, väga naiselik, väga peenetundeline. Aitäh, Inga. Kas selleks, et Vernile kohta teha, on vaja sind ajada laulma või te mahute Verniga kahekesi ühte tooli? Laulda tahaks küll, Karinaga näiteks vahepeal. Mikke laulu teise tibiga ja me võtame seni sinu naise kõrvale teise mehe. Me laulame Diana... On kommuulu ja ei ole, Murutar korraldab. Ja, me laulame Diana lemmiklaulu. On jah, Karina? Annan sulle mikrofoni siit. Palun. Teeme aplausi Respekti laulu Karina loole. Ja vahetame ära. Läkski jääb jämedaks. No nii, tere kõigile. Aitäh, et te mind ka siia lavale kutsusite, nii tore. Järgmiseks siis kõlab ilus, armas jõululaul. See on Diana lemmiklaul, armastuse jõululaul. Ja ilusat jõulurahu kõikidele. Kelle valge
soe, ka lume peal on soe, kui kaitsu kõige kallim poe. Ei loe, siis miski siin ei loe, sest jõuluküünal loodab loe. Selge on kõigi südames, kui pere koju teeb. Häid jõule teid, häid jõule taat ja memm, häid jõule minu arm. Häid jõule teid, häid jõule taat ja memm, häid jõule minu arm. Na 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 na, na 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 na. aitäh, imelist jõuluaega. Aitäh, ma saan aru, et programm läheb edasi raamatu autoriga. Ma annan selle mikrofoni üle, teine aplausi, Verni Leiva. keegi haugub. ega sa koeri ei karda ometi veel? ei, ma panen kassise peale. No nii, lepime sellega, mis on. Mismoodi juhtub inimesega see, mis nüüd äsja sinuga sündis, et ta kirjutab üles teise inimese loo kaante vahele? Kuidas see juhtub? See juhtub selliste, nagu siin jutt oli, selliste toredate kohtumiste järel. Vahel tuli ka mõni asi üle rääkida, sest vahepeal venis võib-olla mõni paus pikaks, aga siis see jälle sai uuesti üle räägitud ja mis on Diana juures huvitav, et ta võib isegi ühest ja samast sündmusest rääkida, aga ta kasutab samu sõnu. Kõik oleks nagu lingi pealt tuleks. Järelikult ei vaadata. Järelikult täpselt. Ja aitäh aususe eest, sellepärast ma tõigi sulle. Tõenäoliselt nii sügavuti inimese hinge, tema sõpruskonda, tema ringkonda minnes sa oled ise ka need sündmused läbi elanud, need tohutud peod sarvede maha jooksmise ajal ja need rahunemised ja need kaotused ja armastused. Mismoodi sinu sees teise inimese elu kerib? Mis tunne see on? Ma arvan, et iga inimese elu on huvitav. Ma arvan, et ükskõik kellest raamat kirjutada, seal on kõike ja kuna ma olen ka ise inimene, siis mind huvitavad teised inimesed. Ja eriti sellise väga värvika elukäiguga inimesed, nagu me teame. Väga põnev, väga huvitav ja just kultuurilooliselt ja kultuurimälu taletamise seisukohalt. Ma arvan, et sellest raamatust leiab asju, millest paljud ei teadnud varem.
ja see ei ole mitte sensatsiooni mõttes, et oh issand jumal, kes tantsis laua peal, kes magas laua all. seda on loovisiksused alati teinud, vaadake Piiralti Põrgut, vaadake või lugege Mihkel Raua Musta kori näkku. aga see ei ole paljastav, see on päriselt erakordselt delikaatne ja meisterlik töö Vernil. Absoluutselt respekt ja selles mõttes mitte ansambel respekt, vaid siit see respekt ansambliga, respekt kolleeg. suur tänu. Kerdo tahtis plaksutada, aga ära sa mine kogugi. Siis kui asi läheb teravaks, siis kõvamees hiilib minevaks. Normaalne. Kui juba enne raamatu ilmumist algas mingi mäsu, algas tants ümber asjade, mida muide raamatus ei olegi. Kui palju sina sellega pihta said? Üks selline persooni, tähendab üks õlune raamat võimaldab oma mahuga süveneda detailidesse. Ja see tegelikult üks hästi pikk nagu persooni intervjuu ainult, et mahu poolest on see 30 korda mahukam kui tavalises üks ajakirja lugu näiteks. Ja ma olen 33 aastat ajakirjanikuna töötanud, aga sellist asja pole küll mitte kunagi juhtunud, et keegi üritaks sekkuda. Oli sul hirmus? Keegi, kes ei ole see persoon ise. Kelle nime ei ole seal ja kelle omand ei ole seal kuidagi moodi kahjustatud. Et see oli ka mulle väga suur jahmatus. Kas nad sind ka on ähvardanud? On hirmus ka olnud või? Ma olin jahmanud küll, jah. Jahmatuseks võib nimetada seda, sest see on erakordne. Seda ei ole juhtunud mitte kunagi. Ma ei usu ka, et kolleegidel on juhtunud. Selles mõttes tuleb Vernit õnnitleda, et see suur erakordselt pühendunud võimas töö seisma ei jäänud. Kas sinul oli ka selle kena mehe Kristjani abi vaja? Kogu aeg vaatan sind. Oleks mul ka sinu abi vaja? Loomulikult sellepärast, et ta ju ka esindab mind. oleme kõik ühes paadis. Jah. Kas meil on nüüd siis käes see Ameerika? Ei, meil on võib-olla vaikiv ajastu lähenemas. Ma ei kujuta isegi ette, ma ei saa aru, mis see on. Väga veider, väga imelik. Ameerikas ähvardavad lapsed oma vanemaid lastekaitsega, õpetajaid oma advokaadiga. Ja nüüd siis algab piiramiste aeg, kes millest kirjutada tohib. Just nimelt, jah. Tundub nii. Kuidas me selle olukorra inimlikult lahendaksime? Me lahendaksime selle niimoodi, et me annaksime oma vanematele andeks ükskõik millised nad on olnud, milliseid etteheiteid võib-olla ükskõik. See on see piiri, tingimusteta armastus tegelikult, millest sa kõigepealt rääkisid. Sellest tuleb pihta hakata ja andeks anda, ma arvan, kõik. Jõuluperiood nagunii on ju suhteliselt hell. Ükskõik, kas inimesed on siis paganlikud, kes liiguvad talvise pööripäeva poole või on inimesed kristliku meelega. Igal juhul see aasta lõpuperiood on kuidagi hell. Et peaksime tegelikult vormima kuidagi rahu ettepaneku nende inimestega, kes nendel on ka paha. Mida meie siin nüüd siis naudime? Mingisugust skandaalilaadset toodet. Kuulge, Eestis on see, vabandage väga, tidepiuks. Me üritame olla Ameerika moodi selles mõttes, et oi meil ka sensatsioon ja mis kõik. Vanamehel on palav kuuma naise süles. Ehk siis kuidagi viisi
ma tahaksin, et ei oleks selle pere ammu täiskasvanud lapsed õnnetud, et nad lõpetaksid sõdimise, et nad saaksid aru, et me oleme kõik üks laiendatud pere. Et me, eestlased, oma tohutult väikeses arvukuses, üksteisega kakeldes, üksteisele kohtuga lähenedes, advokaatide vahendusel suheldes, selle viimse rahva niiviisi kägistame ära iseenda sees. Kuidas me selle sõnastaksime, Diana? Kas me palume nende käest vabandust? Pole põhjust. Kuidas me ometi rahu saaksime sõlmida? ma arvan, et see on väga raske. Et nad ei rahune veel, ei pea. Sina oled solvunud või? Solvunud, ma ei saa öelda, et ma olen solvunud, ma olen õnnetu ja. Aga solvunud ma ei ole. Ja tegelikult ei ole sul ju põhjust ka õnnetu olla, sa vaata, kui palju heatahtlikke pilke sind praegu siin vaatab. Kõik me tuleme esimese vile peale kohale, kui sina kutsud. Ja kui te elate Gerdoga 3. raamatu sisu valmis, siis me Verniga hakkame kaklema, kumb kirjutab. Ütle nüüd palun midagi sellist, mis mitte kaklemisest. Ütle palun midagi sellist, mida me saaksime loosungina üles tõmmata. Ongi see, ma kordan veel, et anname andeks kõigile kõik ja lähme eluga edasi. Tänan. Gerdo, kas sul on midagi veel öelda? Minu andmetel on teil nüüd võimalik saada Dianalt autogramme, teil on võimalik saada koos Dianaga pilti. Nii et seni, kuni Diana teile õige pilgus silmadesse laulab, seni siis pange ennast valmis ja saate pärast seda laulu Dianat sõrmega puudutada õrnalt. Hüvasti ei saanud jääda, enam siin taevani maa. Olid mu maailma kallim sa ja ma. See muinaslugu kaotas meile. Võib-olla veel oli veel, kuid enam ei tea seda keegi. Ja ma ei suutnud elada, ei suutnud hingata, ei suutnud laule laulda. Ma ei suutnud arvuda, ei suutnud rääkida. Tühjas toas üksi olin veetnud aastaid. Kildudeks hing oli sees, jõud oli raugenud kõrgu. Sellel ööl tagurpidi pöördus maailm. Sa tulid ja hoidsid
Eesti Laulule ei läinud. Eurovisiooni lugu ju. nii, võtke see naine nüüd, sinna teil on.